tere tulemast kuulama Off the Record podcasti järjekordset osa ja ülim hea meel on täna saatekülalisena näha Kristjan Liivamägi. Tere tulemast, tere, tere, Kristjan. hea meel on, et kutsusite. Meie seas võib olla kuulajaid, kes ei ole kunagi Kristjanit nagu näinud, mis on nagu ilmselt peaaegu võimatu investeerimismaastikul, aga kuna Kristjan on üks tituleeritumaid jaeinvestoreid, siis meie kogukonnas alustades ma hakkasin neid sinu tiitleid üles kirjutama ja Exceli ruum sai otsa, et siis pidin uue tööle võtma küsimuste jaoks, et alustades aasta investorist, aasta investeerimistegu, tema nimekirjas aasta õppejõud, mitmeid kordi kõikides võimalikus ülikoolides Eestis ja lisaks sellele muidugi jagad oma teekonda ja enda finantsmõtteid laialt nagu nii foorumites kui ka esinemistel nii edasi. Et sinu panus, ja ärme siis jäta mainimata 3 raamatut, mis on avaldatud, mis on sellise akadeemilise pluss praktiku vaate läbi nagu kirjutatud, ülimalt kasulikud raamatud ja siis podcasti autor veel, mis üks Eesti kuulatum podcast aasta tagasi veel. Nii et tõeline legend istub meil siin. Ma tänan sissejuhatuse eest, et sihuke Marko Olulikult võimas sissejuhatus, et ma imestan, et investeerimisfestivalil sind moderaatoriks või sihukeseks peamoderaatoriks ei ole veel pandud. Ma saan aru, et vist on tahetud, aga sa oled tagasihoidlikult lükanud selle tulevikku. Ilmselt saame mõelda, et Kristjan oleks järgmine aasta, nii et ma annan endast parima, et sulle see pakkumine tuleks. Aga täna siis räägiks sinuga kõigist erinevast teemadest. Tahaks nagu rääkida mitte ainult investeerimisest, vaid ka sinust kui inimesest, sinu mõttemaailmast ja üldse sa oled ju podcastis külas käinud ja rääkinud nagu nii palju, et kindlasti sinu nagu investeerimisstrateegia on asi, mida inimesed paljud teavad, aga võib-olla on nagu nurkasid, mida sinu kohta ei teata. Ja meie oleme selles mõttes Taavi ja Tšeikiga väga heas positsioonis, et me teame sind natuke rohkem. Ja äkki tänu sellele me suudame küsida selliseid küsimusi ja avada selliseid uksi, millest sa varem ei ole rääkinud. Nii et natukene läbi elu ja sinu persoonist nagu iga nurga alt. Ja esimeseks ma tahakski nagu natuke küsida seda, et kust sa pärit oled ja milline on sinu nagu lapsepõlve, mis on olnud selle lapsepõlve mõjutused sellele inimesele, kes sa täna oled? See on juba päris hea sihuke sissejuhatav küsimus, et iseenesest pärit, sündinud Tallinnas, suurema osa oma elust veetnud ja üles kasvanud Mustamäel, Kännu-Kukke ja Solnoki vahelisel alal. et näinud sihukest Mustamäe parimaid ja ka halvimaid külgi. Aga jah, me täiesti tavaline perekond olime, 4-lapselisest perekonnast. Elasime Mustamäe 3-toalises paneelmaja korteris. Käisin Tallinna Saksa Gümnaasiumis, mis oli ka siis Mustamäel alguses vist rajoonikool, lõpuks ta siis muudeti sihukese saksakeelse kallakuga kooliks. Ma küsin kohe, vabandust, ma segan vahele, ma küsin seda, et mitmes laps sa peres oled? Mina olin esimene. Okei, nii et teenäitaja, et siis pidid nooremaid aitama kasvatada ka mingis mõttes. Noh, kuigi jah, eks sai panustatud, aga ma ütlen ausalt, et ikkagi erinevates elutsükli etappides väga palju mind on motiveerinud just spordivaldkonnas, mis meie peres mitme põlvkonna vältel on väga niisugune au sees olnud, on motiveerinud mu vend, kes on muuhulgas Eestit esindanud 2 olümpiamängudel. Nii et ma pigem olen ikkagi pöördunud ka teatud olukordades tema poole, küsinud, et kuidas seda asja teha ja kuidas teha seda asja paremini, nii et. Ja sul on siis üks vend ja kes veel? Üks vend ja 2 õde. 2 õde ja 3-toaline korter, kus te elasite, kuidas te siis neid tube jagasite?
noh, nii nagu vanasti ikka jagati, et kuidagi tuli ära mahutada, nii et me et vennaga lapsed olime kõik ühes toas ja jah, me olime vennaga ühes toas ja siis üks õde magas suuremas toas ja siis üks õde oli väiksem, ta oli siis ema-isaga Mhm. magamistoas, nii et ega ja ruumi liiga palju polnud, et selles mõttes see, et praegu on privileeg, et mingi kontorituba on, kus saad üksinda rahulikult olla, et see on ikkagi suur privileeg. okei, aga sa jäid pidama sinna Saksa gümnaasiumi peale, et tuli ka saksakeelne nagu õpe sisse või ilmselt siis said saksa keelega suhu päris kiiresti? jah, et eks ma arvan, tõenäoliselt päris palju on ikkagi ka juhust olnud, vähemalt lapsepõlves, et ega neid teadlikke valikuid, noh, lapsena ikka, mis sa siin ikka oskad valida, et öeldakse, teed seda, mida öeldakse ja aga ma arvan, et mind kindlasti on mõjutanud minu edasises teekonnas ja siiamaani väga palju see, et mu ema-isa otsustasid või suunasid, et ma alates 7. klassist võiksin olla saksakeelses osakonnas. ja see on võib-olla ka olnud üks keerulisemaid ja raskemaid hetki, sest ma ise täpsemalt ei saanud aru või ei teadnud, mida see protsess kõik tähendab. ja mul ei olnud keelte peale väga suurt annet. aga alates 7. klassist õppisin ma kõiki aineid saksa keeles Saksamaalt pärit õpetajatega. mis tähendab seda, et noh, sisuliselt ainult eesti keelt andis eesti keele emakeelega õpetaja ja vist oli ka kehaline kasvatus. et isegi inglise keelt õppisin ma Saksamaalt pärit saksakeelse õpetajaga. mis tähendab seda, et ma pidin nii-öelda mitte 2 korda tõlkima, vaid siis 3 korda tõlkima kõike seda asja. ja ma ütlen ausalt, minul olid ikkagi väga keeruline ja raske oli. Äh, vist oli kas 7. või 8. klassis lausa öeldi, et kuule, Kristjan, et sinu õpitulemused ei ole piisavad ja me kahtleme, kas sa suudad üldse gümnaasiumisse sisse saada. ja võib-olla see lähenemine ei ole sulle sobilik. ja ma mäletan, et see oli ikkagi päris raske hetk mulle ja noh, mõnes mõttes motiveeris ikkagi mind ennast kokku võtma, et okei, et ma saan hakkama, ma näitan teistele, et ma saan hakkama, ma tõestan endale, et ma saan hakkama. ja ju siis motiveeris piisavalt, et gümnaasiumi lõpetasin ikkagi hõbemedaliga ja 1-4 oli, ülejäänud olid kõik 5, nii et ju siis midagi seal ikkagi toimis. milles see siis 4 oli? 4 oli eestikeelne ajalugu. okei, ei et saa Saksa, pahaks panna. jah, Saksa ajalugu oli 5, aga Eesti ajalugu oli 4, nii et no anname selle Kristjanile andeks praegu. aga milliste väärtustega ja võib-olla õppetundidega sa kodust oled iseseisvusse ellu nagu tulnud, et mis sa arvad, mis on kodust nagu kõige rohkem sulle nagu pähe istutatud või mis harjumused sa sealt kaasa said? ja eks noh, ütleme arusaadavalt, kui ikkagi peres on 4 last, siis selleks, et kõik kenasti oma toimetused tehtud saaks, ega siis liiga palju aega ja fookust ühele lapsele panna ei saa, mis tähendab seda, et noh, ma arvan, et iseseisva elu alustamiseks see tegelikult on päris hea nagu stardipunkt. et meile anti väga vabad käed, ehk siis meil oli vastutus, aga seeläbi ka võimalus kõikidel kujundada oma elu, eluteekond ja eluvalikud suhteliselt iseseisvalt. ehk siis keegi ei seisnud kõrval, ei hoidnud meid vati sees, et kuule, ära seda tee, siin võib sul kukkuda, ma ei tea, külm ämber vett pähe või ära jumala eest seda katsu, et see teeb sulle haiget või ära üksi õue mine, et siis võib-olla keegi tuleb sinuga kaklema. et on kõik need teekonnad läbi käidud, on saadud õppetunde, on loodetavasti midagi ka õigesti tehtud. aga ma arvan, et see on väga palju mind kujundanud ja suunanud, et siis, et ma võtan vastutust enda elu eest ise, mitte keegi teine ei ela minu elu. ainult mina saan elada ise oma elu ja kõik, mis ma teen, selle eest ma ise ka vastutan, mitte keegi teine ei ole süüdi, ei ole süüdi ei poliitikud, ei ei mu ema-isa, ei naabrimees ega sõbrad, vaid kui midagi teen, siis mina ka selle eest vastutan, nii et võib-olla see mõtteviis on tegelikult päris oluline olnud just hilisemas elutsükli etapis. et lapsena võib-olla ikka noh, jah, võtad seda nii nagu võtad, aga ma arvan, et see on üks õppetund või niisugune väärtus, mis on kaasa tulnud. ja teine on ikkagi kuidagi nagu ütleme siis mul just vanaema vanase poolt, et me päris tihti olime siis nii-öelda maal vanaema vanase juures ehk siis teise vanaema vanase juures, kes elasid Elvas.
ja seal ikkagi päris korralikult, neil oli seda põllumaad ka, et seda töö tegemist või töökultuuri ja distsipliini sai õpitud ja kuidagi sihukest, noh, ma ei ütleks ettevõtlikkust, kuigi vanaisa oli ka päris ettevõtlik, ta noh, müüs seal turul lilli ja toimetas, tegi, aga sihukest pealehakkamist ja seda, et selle asemel, et viriseda ja vinguda, tuleb tegutseda ja siis tulevad ka tulemused. et sellist mõtteviisi tegelikult on mõlemad vanaema ja vanaisa mulle edasi andnud päris palju ja sihukest töökust ja järjepidevust, et see on, minu jaoks on see olnud nagu normaalne keskkond, kus kasvada, aga ma saan aru, et vähemalt siin uutel generatsioonidel see ei ole iseenesestmõistetav, et nii-öelda sihukest töökust oleks. ma mõtlengi, et kuidas sa täna ise lapsevanemana nagu näed, et kas on raske sellist samasugust väärtusbaasi nagu edasi anda, et lastel natuke ise rohkem kasvada või olles nagu võimalusi on rohkem, saab ise nagu rohkem kodus olla, et siis teinekord võib-olla tahad laste käekäiku rohkem suunata ka ja hoida neid vati sees või kuidas selle tasakaalu leidnud täna olete? ma arvan, ma ise jah, selles osas nii hea või edukas ei ole, kui võib-olla minu ema-isa olid, et ikka tahad natuke rohkem, tahad natuke paremat, võib-olla tahad natuke rohkem olemas olla. aga noh, tegelikult lastel on vaja ka seda oma ruumi, oma õppetunde, sihukest vabadust, iseseisvust. ma arvan, et mingis osas me suudame seda hästi teha ja mingis osas ma ise mingil hetkel ise tunnen, et vot võib-olla sekkun liiga palju, võib-olla teen midagi nende eest ära, mida tegelikult peaksid nemad ise tegema või õppima. et loodetavasti siis järgmistel aastatel selles osas olen targem. aga räägi veel lisaks sellele, et see saksakeelsesse õppesse pandi, kindlasti see oli nagu suur pöördepunkt mingis mõttes, arengu mõttes, aga kas sul on olnud veel selline ülikooli ja enne seda või isegi varastel tööaastatel mingi oluline pöördepunkt, mis kujundas sinu edasist ellusuhtumist või mingi raske otsus või teekääne, kus sa pidid nagu teise suuna võtma? ma arvan, et kaks sihukest olulist punkti minu jaoks on olnud, üks on võib-olla sihuke natuke naljakas tagantjärgi, teine on ikkagi päris, ma arvan, päris noh, selles mõttes tõsine, et mind mõjutas see ja kui ma tagantjärele mõtlen, siis tegelikult väga hea, et mõjutas. ma võib-olla alustan sellest tõsisemast alguses, et jätame see naljakama või humoorikama teema võib-olla lõpetuseks. kui ma see oli tõenäoliselt kas gümnaasiumi esimestes klassides vist või põhikooli lõpus. ma suvel käisin, kui oli vaba aega, siis ma käisin tööl ja ma ise otsisin erinevaid võimalusi, kuidas siis nii-öelda toimetada, teha. töötasin nii uksepoisina või portjeena viisaka nimega, aga töötasin ka auto laovarud või ütleme autolaos, kus siis erinevaid varuosasid oli võimalik komplekteerida ja tellimusteks teha. ja ma mäletan, et ma olin väga õnnelik, kui ma sinna tööle sain, sest minule tundus see nagu päris töökoht, et see on päris inimesed, kes ongi noh, päevast päeva teevadki seda tegevust 8 tundi ja ma olin väga sihuke optimistlikult meelestatud. ja kui ma siis sinna tööle läksin suvel appi puhkuste ajaks, siis minu jaoks ma sain päris kiiresti aru, et see on tegelikult füüsiliselt päris raske ja teiseks ka mentaalselt päris nagu noh, kuidas nüüd nüristav. ehk 8 tundi iga päev komplekteerida tellimusi. ma kuidagi tundsin, et vaimselt nagu väga sihukest arengut ei ole liiga palju. ja ma mäletan, kuidas ma istusin seal kahe riiuli vahel, ma mäletan just juulikuu päev oli, istusin seal ja ütlesin, okei, Kristjan, et vot sellist töökohta ma tulevikus ei taha. ma ei taha elada sellist elu, kus ma iga päev ärkan üles, et komplekteerida sellisel viisil tellimusi. see lihtsalt mulle ei sobi. see võib sobida osadele inimestele, aga ma teadsin, et sellist elu mina ei taha. ja veel konteksti pannes, siis see raha, mis ma selle eest sain, see oli Eesti kroonides, see oli 3000 Eesti krooni, noh, suurusjärgus 200 eurot kuus. ja vaat siis ma sain aru, et okei, Kristjan, nüüd tuleb teha midagi teistmoodi, nüüd tuleb õppida mingisugune teistsugune amet, mis päriselt mul paneb silma särama ja mida ma soovin teha 30, 40, 50 aastat kuni pensionile minekuni.
ja ma teadsin, et see on see elu, mida ma elada ei taha ja see motiveeris mind just rasketel hetkedel pingutama rohkem, minema ka ülikooli ja seal rasketel hetkedel ikkagi nii-öelda võtma vastutust ja tegema see asi ära, sest ma teadsin, mida ma ei soovi. ma ei teadnud, mida ma tahtsin, aga ma teadsin, mida ma ei taha. et see oli võib-olla üks pool, mis mind mõjutas lapsena või nooremana ja lapsena ma mäletan, noh, sihuke teine humoorikas pool, millele mina sellel hetkel vaatasin läbi siukse huumoriprisma, noh, võib-olla ka praegu, aga mõne jaoks võib-olla see paneb natuke kukalt kratsima, on siis see, et ma tegin lapsena ka või noh, tegelikult tegin elus siiamaani päris palju sporti ja tegime ka päris kõrgel tasemel sporti. aga kuna meil raha ei olnud ja tegelikult ega perekondadel, kes meil seal võistkonnas käsipallis mängisid, ega seal väga kapitali polnud, et välisreise teha, aga tegelikult välisreise teha me soovisime, sellepärast et Eestis, noh, selles vanuseklassis meile lihtsalt ei olnud vastaseid. ja selleks, et seda raha siis saada, et teha välisreise Skandinaaviasse, Euroopasse, Prantsusmaale, Austriasse ja nii edasi, oli meil vaja siis seda raha kuidagi teenida. et üks asi, me käisime põldudel, käisime terve meeskonnaga kive koristamas, aga minu jaoks ikkagi sihuke ekstreemne oli see, kui me neid pudeleid ja purke korjasime, et sellel Eestil seda taararinglust veel ei olnud, aga siis oli võimalik neid plekkpurke viia Rootsi ja sellest saada täitsa viisakalt raha. ja mis me siis tegime, oligi siis see, et meil oli nagu sihuke noh, väikest viisi võistlus, aga noh, treener andis ülesande, et kõik peate korjama suurtes kogustes võimalikult palju peale trenni alati neid purke. ja siis me käisime, noh, no ütleme siis ausalt välja, me olime nagu prükkarid, et me käisime üks asi tänavatelt võtta, aga noh, sisuliselt osad võtsid sealt ka prügikastidest ja ma mäletan kõige ekstreemsem olukord, mis oli, ma nägin, et ühel perekonnal oli nagu aia taga need kogutud plekkpurkides sihuke suur noh, prügikott oli täis. ja siis ma ütlesin emale, ema sõitis autoga mööda, ütles, oota, pane praegu stopi peale nüüd. peatame kinni, ma lähen hüppan üle aia ja ma lähen võtan selle koti ja panen autosse ja lähme viime need ära. noh, ma ei imesta, et kuidas ema nagu selle ideega kaasa tuli, aga selle ideega kaasa tuli ja see kott sinna autosse taha läks ja need purgid sinna Rootsi utiliseerimisse läksid. ja niimoodi me siis seda raha reisimiseks tegime. et ma ei tea, kui mul lapsed täna tuleks sihukese ideega, noh, eks ma peaks neid julgustama, sest ma olen ise selle teekonna läbi käinud, aga kui mul ei oleks seda tausta, siis ma arvan, et ma vaataks väga skeptiliselt sihukeste asjade osas. aga eks sealt tulid õppetunnid ja õppetund oli väga selge, et raha ei tule kuskilt pangaautomaadist, raha ei tule vanemate rahakotist, raha tuleb ise välja teenida. ja iga purk, mis sa seal võtad, see vaev, mis sa seal näed ja kui palju vaeva peab nägema, et minema lihtsalt noh, saada lihtsalt finantseerida see välisreisi. et see oli minu jaoks, pani ikkagi raha väärtuse väga noorena konteksti. ja kuidas öelda siis, mõistlik või mõistlik tarbimine oli minu jaoks juba lapsest põlve nii-öelda elu loomulik osa, sellepärast et ma teadsin, et raha ei ole, raha ei tule lihtsalt ja raha ei tule kuskilt niisama. et selle nimel keegi peab pingutama. et ma arvan, sind, need on kaks tundi, jah. sind, Kristjan, võibki kuulama jääda nagu, et kohe näha, et miks sa aasta õppejõud ja asjad oled, et lihtsalt suu ammuli kuulad, et kuigi me juba mitu aastat tunneme, siis ikka ja oled ju mingil määral selle looga tuttav, aga ikka tuleb uusi asju välja, et kasvõi see, et me mõlemad Mustamäe poisid, käisin ka Saksa gümnaasiumis ja samas oleme ju koos olnud, rääkinud, aga ei ole üldse kuidagi pannud kokku, et täpselt samas koolis on ka haridustee olnud. vot minu jaoks väga üllatav, vot ma ise õpin ka. jah Vau. et aga väga lahe, aga kas kui sa on ju gümnaasiumi lõpetasid, tundsid, et sina sihukest elu ei taha, siis peale seda sa läksid ehitusteaduskonna logistikat õppima. et kus see, et miks mitte kohe nagu mingi finantsalale siis või oleneb, mis tol hetkel oli sihuke kuum teema? Ja ma arvan, et see on see koht, kus Marko ja võib-olla ka teised, kellel elu on niisugune natuke stabiilsemalt ette mõeldud ja planeeritud, hoiavad peast kinni, mõtlevad, et kuidas just niimoodi läks, Kristjan. aga põhjus on väga lihtne, et mina gümnaasiumis, noh, ikka räägiti, et mida siis õppima minna ja mida siis tee seda, mis sulle meeldib ja minule meeldis tegelikult sihuke energeetika ja mina tahtsin minna ja ma olin väga veendunud aastaid, et ma lähen õppima Tallinna Tehnikaülikooli
ütleme siis ehitusinseneriks või keskkonnainseneriks ja viisin ka paberid sinna sisse, aga muuhulgas sai seal valida siis ka teise valiku. ja ma siis kuidagi sihuke loogiliselt vaatasin, et ohoh, et mis on siis kõige populaarsem asi, mida rahvas tahab õppima minna. ja vaatasin, sellel hetkel oli logistika. Noh, kuidagi uus õppeaine, tundus sihuke transport, logistika, see oli Euroopa Liidu, Venemaa vahelised kõik need transpordikoridorid tundus kuum teema ja ma panin ka siis sinna nii-öelda selle valiku kirja ja kuna sinna konkurents oli 10-1 ja ma kuidagi imekombel sain sinna tasuta ka õppimise sisse, siis ma mõtlesin, et ju kõik teised on nii targad, et nad teavad, et see logistika on mingi väga äge tuleviku asi. et ma mõnes mõttes viskasin oma unistuse kõrvale ja läksin rahvamassiga kaasa, arvates, et nemad teavad rohkem kui mina. ja see oli põhjus, miks ma läksin logistikat õppima ja vaat kui hea õppetund, hea kui viga kohe. Umbes ma arvan, sihuke teisel aastal sain teada, et see ei ole absoluutselt see teema, mida ma õppida tahan. see ei ole minu kirg, see ei ole minu hobi, huvi. Lahe seltskond oli, siiamaani head sõbrad sealt, kursakaaslased. aga õnneks mul õnnestus selle vea niimoodi kuidagi nagu sealt edasi minna, et ma lõpetasin logistika ära. sealt oli võimalik edasi minna õppima majandust, sest ülikooli esimestel kursustel ma sain aru, et tegelikult finantsturud on see, mis mind huvitab, mis mind paelub, aga ma ei tahtnud ka pooleli jätta ja seda aastat nii-öelda kõrvale visata. ma üritasin leida siis võimalusi, kuidas sellest keerulisest olukorrast teha võib-olla parim, mis teha saab. nii et vastus, miks ma seda õppima läksin, oli puhas juhus, tõenäoliselt ka, kuidas öelda siis, emotsionaalne käitumuslik kõrvalekalle, arvates, et logistika on midagi ägedat ja ma ei tahtnud sellest rongist maha jääda. ma lihtsalt ütlen siia vahele, et tervitusi ehitusteaduskonnast, et ehitusmajanduse juhtimine oli minu eriala, nii et ma ei tea, kas saab öelda, et väga läbimõeldud ja karjäärivalik, arvestades, et täna ma ehituses ei tööta. huvitav oleks teada, kui palju investoreid on jõudnud siia, et praegu meil siin chatis juba 50% on investeerimine jõudnud. jah, et ehitusteaduskonnast on väga suur kõrvalekalle finantsmaailma edasi. võiks isegi öelda, et hüppelaud. jah, see on nagu, ma ei tea, mitte tiigrihüpe, aga mingi muu loomahüpe kindlasti, et. no täpselt. aga siis, kui ütleme loogiliselt siit edasi minna, et sa tegidki magistri ära, ma saan aru, et magistritöö oli sul kulla optimaalne osakaal erainvestori portfellis ja mitte, et sa piirduksid ainult magistriga, sa läksid ka kohe sealt doktorikraadi peale, mis on nagu veel suurem asi ja doktorikraadi käigus sa siis on ju uurisid investorite finantsharjumusi ja käitumisi. mis need kõige suuremad avastused on, mis sa nende tööde käigus leidsid? no naljaga pooleks võiks öelda, et kõige suuremad avastused olid see, et ma avastasin enda portfelli näitel, kui palju vigu ma olin teinud. aga õnneks tundus, et mingid vead on süstemaatilised ka kõikidel teistel investoritel või suurel osal teistel investoritel. et võib-olla siuksed tüüpvead või tüüpkäitumised, mis on siis finantsiliselt kõige kahjumlikumad investoritele, ongi dispositsiooniefekt. viga, mida ma ise olen ka korduvalt teinud, ehk siis võidus olevaid positsioone või investeeringuid, mis on näidanud positiivset tootlust, need realiseeritakse liiga kiiresti. ehk siis vaadatakse, ohoh, sihuke 50%, 70% tootlust. ma nüüd müün maha, et siit enam küll väga palju tõusuruumi ei ole. noh. väga valusalt seda tunnetan. jah, et Apple või ükskõik mis ettevõtted, et tegelikult seal on põhjus, miks need ettevõtted on edukad ja miks nad jätkavad veel ka kasvamist. ja samal ajal seal teise nii-öelda mündi teine pool on see, et kaotuses olevad positsioonid või positsioonid, mis on miinuses, neid hoitakse edasi lootuses, et äkki see kaotus ei realiseeru. ja seal on ka siis see kaotuse vastumeelsuse käitumuslik kõrvalekalle, mille puhul siis see aju trikitab meid ära, ehk siis see valu kaotusest samaväärse kaotuse võidu puhul ei ole meile tunnetuslikult samaväärne, mis tähendabki siis seda, et kaotavaid positsioone me hoiame edasi, ettevõtted meil läheb kehvasti, nendel on põhjusega aktsiahind langeb, aga me hoiame edasi lootuses, et äkki see kunagi taastub. ja noh, lõpptulemusena kokku siis on see, et edukad ettevõtted müüme kiiresti maha, kaotuste laseme joosta ja siis üllatume, et miks seda tulemust ei tule.
noh, see on nagu tüüpiline minu portfell. mulle täpselt samamoodi, nii et ja aga noh, see ongi noh, ma ütlen niimoodi, et mõistes, et miks me seda teeme, on võimalik ka tulevikus siis noh, midagi natuke teistmoodi teha, nii et. aga kui sa läksid, kas sa teadsid kohe, et sa tahad nagu doktorikraadi ka ära teha või tuli see ajapikku? ei teadnud, pigem ma arvan, bakalaureuseõppes ma sain aru, et kui saaks nüüd võimalikult kiiresti selle nii-öelda lõputöö ära tehtud, et siis läheks väga kaugele sellest asutusest. aga ma arvan, eks see elu mõnes mõttes motiveeris või sundis mind ikkagi lähenema akadeemiliselt natuke selle õppeprotsessile. ja põhjus on väga lihtne, et inimesed õpivad väga mitmel viisil, on neid, kes õpivad läbi enda kogemuste. minule meeldib niisugune süstemaatiline õppimisviis, sest see kuidagi motiveerib või distsiplineerib mind rohkem, et ma käin kuskil kohal, sarnaselt mõtlevate inimestega jutustan, räägin, arutan, analüüsin, et niimoodi ma olen palju tulemuslikum kui see, et ma ise võtaks selle aja ja istuks maha. ja kuna majanduskriisi ajal ma siis investeerimise alustasin, et noh, ütleme sihuke, käisin läbi aasta 2006, 7, 8 sihukese toreda buumi ja siis ikkagi finantskriisi, siis ma sain aru, et ma tegelikult ei saa mitte midagi aru finantsturgudest. ja see motivatsioon oligi raha kaotus ehk siis enda raha kaotus ja mõistmine, et tegelikult ma ei saa mitte midagi aru, ma peaks ikkagi lähenema asjale natuke teise nurga alt, aru saama, kuidas finantsturud toimivad, oli ka siis peamine põhjus, miks minna magistratuuri. sealt peale magistratuuri muidugi siis jäi 2 aastat vahele ja noh, ma siis arvasin, et ma nüüd hakkan aru saama, aga noh, reaalsuses siis see investeerimise psühholoogia pool tegelikult oli ikkagi jäänud veel tahaplaanile. ma arvasin, et analüüs on see, mis nii-öelda aitab teha edukamaid tehinguid, elimineerides või jättes kõrvale selle, et tegelikult psühholoogial on väga suur roll, mitte ainult investeerimisotsused, vaid kõikides rahandusalastes otsustes meie elus. ja jõudes selle teadmiseni, siis noh, mõnes mõttes tekkis võimalus ka minna doktorantuuri ja ma siis nii-öelda hobi korras sinna doktorantuuri läksin. aga kui ja sulle nii palju meeldib õppida, et kuidas nüüd need lauad on vahetunud ja sa ise hoopis õpetad teisi, et miks sulle hoopis nüüd see meeldib ja kui palju või mis sa sealt vastu enda jaoks saad? Ähm, ma ei arvanud jah kunagi või minul, ma näen ka enda tütre pealt, et tal on, ütleb, et tema tahaks õpetajaks saada, et minul ei olnud kunagi mingisugust eluunistust, et tahaks õpetajaks saada, pigem ma mõtlesin, et mida kaugemale saaks sellest õpetamisest, seda parem. aga ühel hetkel või noh, minu jaoks see muutepunkt oli ikkagi see, et kui tegeleda selle valdkonnaga, mis on nagu kirg või mis sütitab, mis paneb, mis paelub, siis mulle väga meeldib selle teemal arutleda ja mõnes mõttes niisugune nagu viis või enese realiseerimine, kuidas ma seda teha saan, ongi siis suunata seda diskussiooni loengu formaadis. et noh, eks neid lahendusi on erinevaid, näiteks noh, Marko Olo asutas investeerimisklubi, ka see on tore asi, noh, see on, ma arvan, et oleks ka sihuke äge asi on. minus ei ole võib-olla nii palju sihukest ettevõtlikkust või eestvedamise geeni. mulle meeldib see, et see süsteem selliselt toimib ja mina tulen sinna ja siis me arutleme nendel magusatel teemadel ja siis ma saan ära minna nii, et ma ei pea mingisuguste koristamistega tegelema või mingi arvetega või mingisuguste muude asjadega. ma olen natukene mugavam kui Marko. ja selles mõttes see sobib, nagu see ülikooli formaat sobib mulle kenasti. ja ma arvan, et ta ongi tänaseks hetkeks sihuke hobi või eneserealiseerimine ja sihuke äge nagu mõte, et sa ärkad hommikul üles, et oh, mis mind ees ootab, oh, kell 10 on loeng, saab arutada finantsturgude teemadel, tänaseks teemaks näiteks kinnisvara õiglase väärtuse leidmine. noh, äge, ja siis on sul veel 50 või 100 teist inimest, keda ka see vähemalt osaliselt huvitab ja siis toimub sihuke intellektuaalne mõttevahetus ja jah. et ma ise mõtlen selle peale, et selline ise diskussiooni juhtimine ja nii-öelda õpetamine on vist kõige parem viis ise õppimiseks ka. et kui sul tegelikult nagu õppimisgeeni on, siis ise need teemad nagu lauale tuua, ise initsieerida mingeid vestlusi ja
et läbi selle sa õpid kõige paremini veel, sest sa paned esiteks ennast ka sinna positsiooni, et sa saad tagasisidet ju publiku käest või noh, õpilaste käest ja see, siis sa ei taha eksida. ja tänu sellele siis õpid veel rohkem ise, ja ma arvan, et see ikkagi on natuke nagu seal on nii palju sarnasust sellest, et õpetamise läbi õpid sa ise nagu ka kõige rohkem, nii et tundub, et Kristjanile meeldib lihtsalt õppida väga palju. Ma arvan, et sellest on tõsi ja alati on igas seminari grupis või igas sihukeses lennus on oma Marko Oolod, Taavi Ilvesed ja Jake Varrad, kellel on oma lähenemisnurk, kes on väga nutikad, targad ja kes mõnes mõttes provotseerivad ja challenge ivad mind. ja vaata, see on see, mis mind motiveerib iga aasta seda uuesti tegema, et kui see oleks üks ja sama rutiin, siis ma ei jõuaks seda kaua teha, aga alati on kuskil keegi, kes tuleb, et kuule, aga mõtle selle peale või kuule, et noh, mis sa sinna aktsiatesse investeerid, et Bitcoin ju võtab terve maailma üle, et paari aasta pärast noh, sina sinna üldse enam ei õpeta. ja sihukesed huvitavad intellektuaalsed diskussioonid, et minna siis temaga sellesse teemasse sisse, aru saada, miks tema nii mõtleb, mis on tema nüansid ja tal tavaliselt ongi ka mingeid häid ideid, et neid edasi ise uurida, et olen nõus, et see sütitab kuidagi mind ja võib-olla see õppimiskõver on oluliselt kiirem kui ise mingeid raamatuid lugedes või kuskil mingit Youtube'i videosid vaadates. ega Bitcoini õiglase hinna väärtuse leidmine ongi raske teema, mida loengus kajastada, et. no täpselt. aga ma võtan siit teema üle siis, et nagu me enne rääkisime, siis sa tegid koos Katri Telleriga ühte väga populaarset podcast'i, aga siis mingi hetk, kui te olite just tipus, saite aasta investeerimise Teo auhinna, siis otsustasid selle projekti kõrvale jätta ja samas tõid ka välja, et asju oli sulle juba nii palju kuhjunud, et sa jätsid mitu tegemist ja projekti ära, jätsid alles ainult need, millega sul meeldib siis tegeleda. et äkki sa oskad välja tuua siis need projektid või tegemised, millega sa täna tegeled ja kuidas sa siis selle või mille põhjal sa selle valiku tegid, et mis sa alles jätad ja mis sa nagu ära lõpetad? ja no võib-olla veel taustaks, sa tõid kenasti see rahareide teema ka siia teemasse sisse, et ma arvan, et noh, naljaga pooleks võib öelda, et ma arvan, see hetk, kus me kõik koos seisime seal laval ja aasta investeerimistegu välja kuulutati, siis kui ma vaatasin ikkagi OTR meeskonnale ja nüüd ka siis naiskonnale otsa, siis ma sain aru, et ega siin pikka pidu rahareedel pole, et tuleb õigel ajal joon alla tõmmata ja teatepulk üle anda. et noh, ütleme niimoodi, et sai veel Markoga selle viimase intervjuu seal kenasti ära tehtud ja siis joon alla tõmmatud. naljaga pooleks, aga noh, eks tuleb osata õigel ajal lõpetada. aga tulles küsimuse juurde nüüd tagasi, siis ja praegu ma arvan, peamine fookus läheb ikkagi ülikoolidele, nii loengute andmisele kui ka siis tegelikult teadustööle, et nüüd paari päeva pärast sõidangi Abu Dhabisse teaduskonverentsile, kus me siis lähme oma teadusartiklit ette kandma investorite riskikäitumisest. ja lisaks ka siis natukene sihukest, tegelen kõrvalt ka siis noh, enda investeerimisportfelli, aga ka perekonna varahalduse juhtimisega. ja nüüd võib-olla sihuke noh, ütleme siis sihuke heategevuslik projekt on ka siia juurde tulnud, et alates sügisest panustan ka siis sellisesse fondi nagu Targa Tuleviku Fond, kus siis on 10 miljonit eurot, mida jaotatakse Eesti haridusprojektide elluviimisele. ja seal siis noh, saan ise siis nõukogu liikmena ka kaasa panustada, kaasa mõelda ühe poole pealt nii seda, et millised need projektid võiks olla, mis seda Eesti haridusmaastikku järgnevatel aastatel või aastakümnetel kõige rohkem mõjutavad, aga ka teise poole pealt seda, et kuidas seda kapitali, mis siis see on, see 10 miljonit, et kuidas seda fondis siis kõige mõistlikumalt investeerida selleks, et oleks võimalikult palju kapitali, mida siis ühiskonda jaotada. et jah, need on võib-olla siis need teemad, kus siis praegu erialaselt kõige rohkem aega läheb. aga kuna sa oled teinud nii palju neid erinevaid asju, sa kindlasti oled saanud palju tagasisidet, nii positiivset kui negatiivset, et kas sa
ise tunnetad, et kas see tagasiside on sind ka kuidagi kallutanud mingeid valikuid tegema, kas siis midagi, ma ei tea, pikemalt tegema, kui sa ise tahaksid, või siis hoopis vastupidi, et on tulnud nii palju negatiivset tagasisidet või ma ei tea, kas või kiusamist, et sa ei ole enam tahtnud mingi asjaga tegeleda või kuidas sa nagu seda tagasisidet endasse vastu võtad? Ähm, jaa, vot see on päris hea küsimus ja ma arvan, et see ajas natuke muutub, et tõenäoliselt nooremana olen ma olnud või ma arvan, ma oma loomuomaduselt olen väga vastuvõtlik tagasisidele, nii positiivsele kui negatiivsele. Ja kindlasti minevikus on olnud olukordi, kus siis negatiivne sihuke pahatahtlik või kiusav tagasiside on mõjutanud minu otsuseid, kas selle projektiga siis kiiremini lõpetada või sellest loobuda. Ja noh, ma saan aru ja nii lihtne ongi kõrvalt öelda, et kuule, ära lase sellel tagasisidel ennast mõjutada ja ma arvan, et te teate väga hästi, et ega teile tuleb ka, et noh, ongi, pakun praegu puusalt, aga igast 10 tagasisidest 9 on positiivne ja võib-olla 1 on negatiivne, aga see 1 negatiivne tagasiside, mis isegi sa saad aru, et see on niisugune pahatahtlik võib-olla trollimine, see läheb nagu korda, see läheb hinge ja, ja kahjuks mingil määral ta ikkagi mõjutab, vähemalt minevikus mind on mõjutanud. ja mingid projektid, mida ma olen teinud võib-olla enda vabast ajast siukses natuke, ütleme, heatahtlikkuse või siukses ütleme, vabatahtlikkuse alusel ühiskonna jaoks ja kui sealt ikkagi tuleb sihukest negatiivset tagasisidet mingi teatud kriitilise massini, siis ma olen löönud käega ja öelnud, et okei, et kui seda ei hinnata, et ma tegelikult ei pea tegema seda. Et ma arvan, et see kindlasti on mõjutanud. On olnud ka väga palju positiivset tagasisidet, mis selgelt on motiveerinud edasi pingutama, toimetama ja suunanud ka siis seda, et mis valdkonnas rohkem panustada. Et no võib-olla üks hiljutine tagasiside, mis kuidagi mulle endale väga korda läks, oligi siis see, et üks Ida-Virumaalt pärit noor naine kirjutas, et Kristjan, et ma töötan koristajana ja ma sattusin kuulama Rahareede podcasti ja ma saan täitsa aru, kui sa mu kirjale ei vasta ja selles ei ole midagi nagu üllatavat, aga ma ikkagi kirjutan ja minu unistus on minna TTÜ-sse õppima arhitektuuri. Ma ei tea, kuidas ma saaksin seda teha, ma ei tea, mis on see teekond. Ja ma vajan abi sellel, sest ma ei oska siit edasi minna ja ma kirjutan sulle, sest sa oled TTÜ-s ja äkki sa saad aidata. Ja vaat mulle kuidagi läks see nii korda just sellepärast, et inimene, kes oli kuulanud võib-olla Rahareedet või saanud mingi mõtte selle asemel, et öelda, ma ei saa, mul ei ole võimalik süüdistada kõike muud, kõiki teisi peale ise, noh, peale selle, et ise hakata midagi tegema, võttis vastutuse oma elu eest ja ütles, et ma proovin, ma tean, mida ma tahan ja ma üritan leida selle võimaluse. Ja kirjutaski, kirjutas otse, et kuule, ma ei tea, kuidas ma sinna jõuan, aga aita mind. Ja minule need lood kuidagi lähevad väga hinge, väga südamesse, sest see näitab, et inimene päriselt võtab vastutuse, ta tahab teha ja temas on see sisemine motivatsioon olemas. Ja ma arvan, et sellise suhtumisega on võimalik jõuda väga kaugele. Ja ma võtsin selle aja, mõtestasin või aitasin vähemalt, et kuidas mina saan teda aidata. Ja mina usun, et Eestisse tuleb tulevikus väga äge arhitekt juurde, kes aitab väga ägedaid projekte ellu viia, nii et ja ma arvan, et see on väga inspireeriv lugu sellest, et vahet ei ole, mis sa praegu teed, kus sa praegu oled. Kui sa tahad teha midagi muud, siis see kõik on võimalik. Lihtsalt leia see viis, vahend ja inimesed. jah, olen sinuga nõus, et ma ise ka olen alati öelnud, et kui sa tunned, et su enda erialal praegu on mingi klaaslagi ees või sa tunned, et sa ei taha seda teha, siis alati on nagu võimalus kas midagi juurde õppida kõrvalt või siis kohe tehagi sihuke riskida ja teha kannapööre elus. aga kindlasti on päris paljud inimesed saanud palju mõtteid ja motivatsiooni sinu raamatutest ja me teame, et peaaegu iga endast lugupidav
finantsteemal rääkiv inimene on kirjutanud vähemalt ühe raamatu, et neid näiteid on siin päris palju. ja sina kirjutasid siis koos Tõnni ja Tarvoga lausa 3 raamatut, et mul on selline küsimus, et kas see raamatute kirjutamine oli äriprojekt või oli selle taga midagi veel ja siis kindlasti tahavad kõik teada, et kas raamatu kirjutamisega saab rikkaks ka? Ja siinkohal ma esimese asjana, ennem kui me selle küsimuse juurde, ma küsiks just nimelt Taavi mõttest ajendatult, et millal siis Taavi Marko Tšegi raamat ilmub või miks mitte mitu raamatut lausa? see me juba sõltub sinu kirjutame vastusest, privaatselt. sõltub sinu vastusest, kui sa ütled, et Jah. rikkaks saab sellega, siis me võime kaaluma hakata seda. Okei, no selge, ma siis lõppu pean ikka selle ära ütlema. Aga küsimuse juurde tagasi tulles, siis algselt see idee, mis oli tegelikult see, et ma ütlen, minu jaoks isegi see mõttekoht sai alguse isegi oluliselt varem kui see hetk, et kui me kirjutama hakkasime. siis ma mäletan, et ükskord, kui ma pojaga lasteaiast tulin, siis poeg ütles, et kuule, et täna käis meil ühe lasteaiakaaslase isa käis siin rääkimas, ta oli politseinik, et jumala äge, et tal oli nagu, ta oli politseiriietuses ja näitas neid asju ja et mis sina issi teed? ja vot see oli see hetk, kus oli sihuke nagu karm reality check, et vaata, kui sa nüüd ütled, et kuule, ma seal Excelis nagu teen ja seal investeerimisel, finantsturgudel mingid virtuaalsed numbrid on ja et noh, see tegelikult nagu ei kõneta väikest poissi ja sihuke. siis ma sain aru, et midagi võiks olla nagu käega katsutavat ka või mingeid pilte vähemalt, mida vaadata või noh, et midagi toredat, mida issi ka teeb. ja sealt ma kuidagi tekkis mõte, et midagi võiks olla, aga ma ei teadnud, mis see on täpselt, aga musse jäi midagi jäi sisse. ja ma mäletan ühel hetkel, kui siis Tarvo ja Tõnn ütlesid, et kuule, et võiks oma teadmised, kogemused panna ka raamatusse. esiteks on lihtsam õpetada ja teiseks noh, tegelikult sihuke äge nagu sümboolne visiitkaart ka, kui inimestega kohtud. paned raamatu näppu ja ütled, kuule, näe minu visiitkaart, et ja mulle see mõte kuidagi väga meeldis, et raamat kui midagi füüsilist, mida oma tegemisest inimestele anda ja hea kingitus ka. ja ega me ausalt öeldes finantspoole pealt polnud õrna aimugi, mis sest saab, et Tarvo natuke oli teinud turu-uuringut, et keskmiselt müüakse Eestis 400–500 raamatut. kiiresti panime Excelisse ka, vaatasime, et ohoh, et sellise trükihinnaga, sellise ajakuluga, noh, heal juhul on see null summa projekt, aga vähemalt jääb raamat alles ja noh, mis siis ikka, et sõpradele ka midagi toredat. ehk polnud õrna aimugi, et mis see nagu finantsiline pool seal jooksma hakkab. ja noh, eks tõenäoliselt kontekst või aeg oli ka selline, et see investeerimise teema sai rohkem tähelepanu. mis siis tulemus oli? Tulemus oli ikkagi see, et osutus üle ootuste edukaks. esimene raamat kui ka tegelikult see kogu triloogia. et kui keskmiselt müüakse jah, et nüüd me võime siis numbrite juurde ka minna, ma saan aru, keegi väga seda jagada ei taha. mina võin täitsa ausalt avatult jagada, et mul, ma arvan, selles osas midagi varjata ei ole ja pigem võib-olla äkki just motivatsiooniks ka teile ja ma olen Markole siin mitu korda öelnud, et kirjuta raamat. ma loodan, et see motiveerib Markot ka kirjutama. et kokku tänaseks me oleme neid rahatarkuse triloogia raamatuid, 3 tükki siis, mis seal on, müünud, vähemalt need on siis jah, iga päev midagi müüakse seal, selles mõttes täpselt numbrit võib-olla ei teagi, aga sihuke suurusjärgust on üle 15 000 raamatu. mis on siis kas me otse ise või siis läbi jaekaubanduspoodide või raamatupoodide. ja finantsiliselt ta ikkagi on selles mõttes olnud positiivse rahavooga projekt, et rikkaks sellega ei saa, rikkaks pigem saab ikkagi oma erialast tegevust tehes. aga noh, ta on, ütleme niimoodi, et peale maksta ei ole pidanud, vähemalt siiamaani. et Aga kas te teadsite- kuidagi peab hakkama saama, on ju. jah, kuidagi peab elus hakkama saama. kas te teadsite kohe, et te tahate triloogia teha või oli mõte, et teeme ühe ära ja siis vaatame, kuidas läheb ja läks nii hästi, et paneme kohe 2 juurde? mõte oli algselt oli, et üks oleks niisugune nagu eraisiku rahanduse raamat, mida me ka siis ülikoolis kursusena anname, et oleks niisugune toetav õppematerjal eesti keeles, mida sellisel viisil tehtud ei olnud veel. ja teine oleks puhtalt investeerimise teema. aga kuna see investeerimise teemast tuli nii palju teksti, siis me lõimegi selle või noh, ma tegin see ettepaneku, et teeme 2 osa, et ongi nagu niisugune baas ja siis on siis niisugune edasijõudnud teema.
ehk sealt tuli siis lõpuks see triloogia. Algselt plaanis triloogiat ei olnud, et pigem oli plaanis eraisiku rahandus ja investeerimine, et kaks sihukest nagu plokki. nii et mina ikkagi soovitan ka teil kirjutada raamatud, ma hea meelega loeks neid ja, ja ma usun, et ka teie puhul, kuidas nüüd öelda, siis peale maksma ei pea. ja see on äge mingi kingitus või teise poole pealt äge endale ka 70-aastaselt vaadata, et oh, midagi on ikkagi elus nagu kaante vahele ka pandud. ja ega see lihtne ei ole nagu, ega see raamatu kirjutamine on selline väga-väga keeruline teema, et vaatame, mis saab, ei ole nagu peale hakanud ja ise küll nagu ei näe, et veel mingi raamat varsti peaks tulema. aga jah, ja Kris ütles, rikkaks ka ei saa, nagu mis ma siis kirjutan seda, et no ei, ma teen nalja, et seda ei kirjutagi raha pärast ilmselt. jah, ma soovitan ikkagi tehke 3 peale, siis vaata, siis toimib see, et kui sa ei viitsi, siis lihtsalt Taavi või Jake kirjutavad sulle, kuule, Marko, su osa tähtaeg on nüüd ülehomme, hakka kirjutama ja vaat siis sa kirjutad ära lihtsalt. ja, no nii, aga räägime siis elevandist ruumis ka, et Kristjan on ju noh, peamine asi, mille järgi sind teatakse ikkagi on see, et sa oled investor. Et investeerid nagu oma kapitali ja oled nõus sellest olnud rääkima. Kas sa pead ennast täna edukaks investoriks ise? Ma ütleks, et see investeerimise puhul, küsimus on, mis on edu, et või kas üldse peaks seda defineerima, et mulle investeerimise puhul väga see paralleel või võrdlus meeldib Tartu maratoniga. et kui stardis sa mõtled, nii nagu investeerimisega alustades sa mõtled, et ohoh, et nüüd ma lähen ja olen edukas investor ja võrdlen ennast kõikide teistega ja noh, siis selgub, kus ma siis nagu olen. siis noh, tänaseks hetkeks, kus ma olen 18 aastat seda investeerimisrada sõitnud või Tartu maratonil, ütleme siis jõudnud sinna 40. kilomeetrile, siis saad aru, et ei investeerimises ega Tartu maratonil sa ei võistle mitte kellegi teisega peale iseenda. ja noh, see hetk, kui sa taipad või saad aru, et tegelikult investeerimise mõte ei ole see, et kas su portfell on suurem kui Markol või kas sa näitad kõrgemat tootlust kui Jake või Taavi või kas sa leiad mingi parema diili kui keegi muu. vaid see kogu see protsess käib tegelikult ainult võrreldes sinu endaga või see, mille jaoks see sulle oluline on. siis minu jaoks see kuidagi see taipamine ühel hetkel nagu aitas lahti mõtestada väga hästi seda, et investeerimine on üks pusletükk minu elust. see on tööriist, mis aitab elada minul ja minu perekonnal ägedat elu. ja ta võimaldab mulle teatud asju, mida ma muidu võib-olla teha ei saaks. eelkõige siis aega ja sihukest vabadust või paindlikkust. ja sellises kohas nüüd küsida, et kas ma olen edukas investor, ma ütleks, et kui ma suudan varasid juhtida niimoodi, et nad aitavad mul ägedat elu elada, siis ma võiks öelda, jah, ma olen edukas investor. noh, teine mees kindlasti kõrvalt küsib, et okei, aga mis sul siis see tootlus on, et noh, võrdleme ikka tootlust, et see määrab edu. noh, eks see tootlus väga palju SB500 indeksi tootlusest üle ei ole, mille järgi tehniliselt võib öelda, et noh, mis see siis on, et sihuke keskmine investor ju. nii et see on natuke sihuke defineerimise küsimus, maitse asi. ma ei ütleks, et ma investeerimise puhul ei ütleks, et see on kas edukas või mitte edukas. ma ütleks pigem see, et kui investeerimisportfell ja see tegutsemine investeerimismaastikul aitab saavutada mul oma eesmärke, aitab ja panustab minu elule, ägedale elule kaasa, siis tegelikult on kõik hästi. ma arvan, et see küsimus ongi nagu sissevaatav küsimus, et kas sa oled endaga investorina rahul. Kas sina, kui näed ennast investorit, kas sa oled endaga nagu rahul? Et see on see küsimus. Ja see ajapikku muutub. Ma tean, et see muutub, sest sa alustad hoopis teisest kohast ja siis sa tekitad endaga rahu mingites asjades. jah, ja vaata huvitav ongi see, et ma arvan, kui sa oleks küsinud seda umbes aasta või poolteist tagasi, siis ma oleks öelnud, et mina individuaalselt endaga investorina olen rahul.
tänasel hetkel tegelikult on väga nagu sihuke, ma olen võib-olla leidnud koos Kärdiga, abikaasa siis, leidnud siukse huvitava nüansi, et tõenäoliselt on see varade maht ja selle instrumentide keerukus läinud juba siuksele tasemele, et vanaviisi nii-öelda sihuke ühe OÜ alt tehes Excelis neid asju enam sellisel viisil teha ei saa. Tuleb mingisugune uus nii-öelda level lahti lukustada ja mina ütleks, et ma tänasel hetkel veel ei ole jõudnud sinna, kuhu ma tahan jõuda. Ehk siis see suur pilt on see, et ma ei vaata ennast kui investor Kristjan, kes teeb oma OÜ alt tehinguid ja üritab üksikuid positsioone, vaid suund, kuhu me liigume, ongi, ma ütleks nüüd niimoodi, rohkem professionaalsem family office, kus hallatakse süstemaatiliselt riskidest lähtuvalt perekonna varasid, mis lähtuvad perekonna vajadustest, unistustest ja soovidest. Ja vastavalt sellele valitakse ka siis instrumendid. Ja muuhulgas minu jaoks väga hea moment selle või tööriist, mis aitab seda ka ellu viia. Siinkohal siis sooviks tunnustada Taavit ja Markot, kes on ehitanud siukse ägeda tööriista nagu Portfello, mis samamoodi aitab professionaalsemalt jälgida, monitoorida varasid ja mitte ainult üksiku portfelli varasid, vaid tegelikult terved perekonna varasid, mille pealt on võimalik oluliselt paremat teha kvaliteetsemaid otsuseid selle portfelli juhtimisel. Ehk siis ma arvan, no, täpselt ja ma arvan, et ma täna investorina veel ei ole seal, kuhu ma jõuda tahaksin. Et see on minu meelest nii huvitav küsimus selles vaates ka, et eriti me rääkisime raamatute kirjutamisest, on ju, siis teinekord astud lavale, kus investor Toomas palub sind rääkima mingil teemal, sest et investor Toomas näiteks näeb, et sinu jutt oleks nagu kuulajatele väga huvitav. Ja siis sa ise sisimas ilmselt kõik mingi maani võitlevad natukese sellise imposter sündroomiga ka, on ju. Et kas ma olen piisavalt hea laias vaates, et seda raamatut kirjutada, või siis kas ma olen piisavalt hea, et ma võiksin rääkida siin publiku ees, kui siin publikus istub 10 ärimeest, kellel on 20 miljonised ärid jooksevad ja portfell on võib-olla 5 korda suurem, on ju. Et investorina nagu mingis mahus, kui avalikult kõneledes, sellised nagu teemad käivad läbi. Aga mida kauem tegutsedes, see kindlamaks jääd sellele, mis sa ise nagu teed ja jälgid oma protsessi ja nagu väga palju, ega sa ei anna kellelegi ju nõu, sa ikkagi räägid seda, mis mina teen ja kui kellelgi on sealt midagi kaasa võtta, siis võtke nagu kaasa. Ja täpselt, ma olen Marko mõttega väga nõus ja ma usun, et kõikidel, sealhulgas ka nende suurärimeestel on teatud olukordades see imposter sündroom, mis mind on võib-olla aidanud natukene seda konteksti panna, on see, et vaata see, mida me selles hetkes vaatame, on lihtsalt üks väike pusletükk kogu elust. Ma arvan, et see suur ärimees, tal võib olla 100 miljoniline portfell, aga tema vaatab Marko sulle alt üles, ütleb, kuule, sul on nii äge elu, sul on äge perekond, ägedad lapsed, su tervis on korras. Sina ju ei tea, kuidas tema tervislik seis on, kui palju tema on pidanud oma eluenergiat ära andma selleks, et seda kapitali või äri üles ehitada. Ja mina ikkagi vaataks seda nagu tervikuna, et kui sul kõik need klotsid on nagu enam-vähem mõistlikul tasemel ja midagi väga ei lappa, siis tegelikult võib rahul olla. Ja see, et sul, sa ei ole seal top 0,0001% sees, vaid oled top 1% sees, on tegelikult väga hea tulemus. Ja see on põhjus, miks need inimesed, kellel on ka võib-olla varasid 100 miljonit pluss, tulevad kuulama just sinu mõtteid. Ilmselgelt midagi sa oled elus teinud õigesti. Nii et Kristjanit saab järgmine kord kuulata juba investor Toomase laval, nagu ma arvasin. No meid mõlemad. Aga sa rääkisid, et nüüd olete family office'i nagu vormi võtmas ja mõtlete nagu natuke selle pilgu läbi ja sa mainisid riske ja sa oled riske maininud koos Kärdiga. Juba ongi mingi viimast pool aastat olete nagu rääkinud sellisest riskihaldusest juhtimisest, et jaga meile kõige mahlasemad riskijuhtimise põhimõtted, mida te rakendate. Sellised meelelauduslikult mahlased riskihaldus põhimõtted, mida iga investor öösel
magades unes näeb, et no jah, kuidas see riski meelelahutuslikult hallata vaat siin on hea koht, kus ma saan delegeerida, kuna Kärt on igapäevaselt töötab just nimelt riskijuhina ja tegeleb just nimelt nende teemadega, siis see on see koht, see on see roll ja ülesanne, mis Kärdil meie family office'is on. Ehk siis tema on see, kes selle riskijuhtimise raamistiku on paika pannud. Seda me oleme siis nii-öelda hetkel ka, kuidas öelda siis, implementeerimas või ellu rakendamas. Ja vaat see on see koht, kus ma ütlengi, et kõike ei peagi oskama, kõike ei peagi jõudma. Minul on oma nägemus olnud riskide juhtimisest nii-öelda investori vaatena, aga noh, see, mida tegelikult, kuidas neid asju tehakse, see on ikka hoopis keerulisem. aga kas te juhite nagu, kas teil on mingid sellised, et mis need vaated võivad olla, et üks on see, et positsioonide suurused on viis, kuidas riski juhtida. Kas te vaatate ka mingit volatiilsust, beetat nagu turul, võrdlete nagu mingite võrdlusinstrumentidega? Või on veel mingi kolmandad asjad, mis on nagu need pusletükid, millest see riski juhtimine koosneb? No ma isegi alustaks veel nii-öelda suuremast pildist, ehk siis muidugi mina investorina kohe nii-öelda numbriinimesena hea meelega olen vaadanud ja tahtnud just nimelt ka enda investeerimisportfelli puhul arvutada välja erinevaid siis suhtarve või indikaatorid, mis aitavad siis riski mõõta, olgu selleks siis portfelli beeta, portfelli standardhälve ja nii edasi ja nii edasi. Aga jah, ütleme siis ka Kärdi vaatenurk, mis mulle tegelikult väga meeldib, ongi see, et me peame selle suure raamistiku paika panema. Meil pole mõtet neid üksikuid detaile, mis on mineviku andmetel baseeruvad, hakata siin suure hurraaga arvutama, selle pealt otsuseid tegema tuleviku osas, vaadates ainult taha vaata peeglisse. Vaid me peame tegelikult selle konteksti raamistiku looma, mis on universaalne ja dünaamiline. Ja vaat seal ongi see riskiraamistiku loomine, noh natuke võib-olla lihtsamalt rääkides, et ka igapäevaselt mitte finantsvaldkonnas tegutsevatel inimestel oleks midagi kaasa võtta, siis nii nagu Marko kenasti ütles, üks asi on siis riskide hajutamine erinevate varaklasside vahel, riskide hajutamine erinevate instrumentide vahel. Noh, siin on siis võimalik läbi portfelli suuruse seda juhtida. Noh, meie suund, kuhu me nüüd liigume, ongi see, et üks individuaalne positsioon ei tohiks olla üle 5%. Ideaalis tahaks seda isegi viia veel madalamale. 2% võiks olla see threshold. Aga lisaks ka veel siis see, et seda portfelli kõike vaadata koos. Et siuke mõtteviga, mida me tegelikult tõenäoliselt tegime, oligi siis see, et noh, Kärt tegi oma portfelli, ma tegin oma portfelli, siis on meil laste portfellid, aga me võib-olla duplikeerisime neid samu instrumente kõikidesse portfellidesse. Ise individuaalselt arvates, et ohoh, kui hästi on riskid juhitud. Aga reaalsuses, kuna see oli 4 korda igas portfellis sees, siis noh, tegelikult summaarselt nagu väga hästi ei olnud see asi juhitud. Mis teema nüüd, kus siis ka Portfello tuli väga kenasti appi, ongi see, et meil on võimalik näha konsolideeritud vaadet, mis on see tervikpilt ja see tervikpildi veel seda nii-öelda riske paremini juhtida siis. Ja lisaks sellele varaklasside instrumentide vahelise riski juhtimisele või hajutamisele on meie jaoks väga oluline ka geograafilise riski hajutamine. Ehk siis tore on, kui sa siin valid Eestis kõik erinevaid, võtad erinevad instrumendid, hoiad seal alla 5% või alla 10%, aga noh, reaalsuses, kui mingisugused tegurid, poliitilised või geopoliitilised mõjutavad seda regiooni, siis tegelikult see lendab kõik pilbasteks. Vahet ei ole, kas sa oled sinna hajutanud oma erinevate üürikorterite vahel, võtnud Tallinna börsiettevõtteid erinevalt. Noh, see mõju on ikkagi nagu süstemaatiline. Mis tähendab seda, et geograafiline hajutatavus on meie jaoks üks oluline aspekt, mida me siis portfellis jälgime ja juhime. Ja noh, see on siis võib-olla see suur pilt ja see suur ma küsin juurde, kas see on veel mingi sektorite vaheline hajutus on ka oluline või tegelikult ei ole? Et kas on mingi finants ja kas te vaatate majandustsüklitega kooskõlas mingid sektorid ka? No nüüd on see nurk, kus siis ma ütleks, et me liigume aktiivsesse portfelli juhtimisse ja mina olen teadlikult ka öelnud, et jah, kuna erinevad varaklassid ja sektorid liiguvad majandustsüklis erinevalt, siis tulenevalt oma taustast ja võib-olla siis ka nagu, noh, kuidas öelda, teadmistest, oskustest ja natuke sellest ka, et tahaks elus mingit väärtust ka luua, siis see on see koht, kus me oleme kokku leppinud, et siis ka majandustsükli üleselt portfelli juhtimine erinevate varaklasside vahel liigub ette antud raamistikus.
aga puhtalt sellepärast, et tegelikult on võimalik majandustsüklites ja erinevates etappides riski viia vähemaks läbi erinevate instrumentide. Toon lihtsalt näiteid, et noh, näiteks majandustsükli tõusufaasi tipus või kahanemisfaasi alguses võlakirjad või ka siis raha ja raha ekvivalendid pakuvad portfellile paremat stabiilsust ja väiksemat riski, mis aitab majandustsükli langusfaasis nii-öelda paremini läbi minna. Ja see on see viis, kuidas me siis seda ka teeme. Ja me oleme selle kooskõlastanud Kärdiga ja noh, selles mõttes on vabad käed mul siis neid ideid ka ellu viia. Et me oleme suures pildis jaotanud ära, et kui Kärt on nii-öelda see riskijuht meil Family Office, siis mina olen siis võib-olla see investeeringute juht. Ja kiired küsimused meie poolt siin, kasutame Kristjan aju ära, et kui siin teha lihtkoeline arvutus, et võtad oma portfelli ja vaatad, et mis siis oleks olnud, kui ma oleks kogu selle sama raha pannud samal ajal indeksisse, et oleks saanud 20% rohkem aastast tootlust näiteks, et see aasta on väga hea indeksi aasta olnud. Et teie riskijuhtimisplaani vaadates, kuidas sellele peale vaatad, et kas indeks käitub üldse instrumendi lõikes ühe instrumendina, millel on 5% osakaalu või kuna indeksi sees on juba 1000 ettevõtet, kas nad käituvad selles mõttes kuidagi teistmoodi, on neil teine riski osakaal ja mis riskid veel võivad seotud olla sellega, kui lihtsalt võrrelda paljakoeliselt seda, et kui ma oleks kogu oma portfelli pannud indeksisse, siis oleks parem tulemus olnud. Siin oli päris mitu küsimust, et hakkan siis otsast peale, et mina isiklikult ikkagi indeksfondi või fondide puhul lähtun selle fondi alusvarast. Ehk siis meelevaldselt öelda, et 5% indeksis on sama, mis 5% ühe ettevõtte aktsias, minu hinnangul ei ole korrektne. Sellepärast, et selle indeksis võivad olla, olenevad siis indeksi koosseisust, võib olla sadu, võib olla ka tuhandeid erinevaid ettevõtteid. Ja see on hoopis teine risk kui üksiku ettevõtte risk. Ehk siis indeksi puhul need raamid on mõnevõrra laiemad, aga lähtuvad ka sellest ikkagi, et see nii-öelda see üksiku alusvara osakaal ei oleks liiga suur. Ehk siis indeksit mina ei paneks patta ühe individuaalse ettevõttega, et minu jaoks see on ikkagi hoopis erinev riskitase. Nüüd küsimus, et kas benchmarkida oma portfelli kogu aeg SP500 või World Indexi vastu ja siis nutta, kui ta sellel aastal jääb sellele alla ja mõnel aastal on sellest parem, siis ma arvan, et siin me jällegi võrdleme natuke siukse õunu pirnidega ja üritame aru saada, et miks õun ei maitse nii nagu pirn. Selleks, et võrrelda asju või võrrelda ka instrumente omavahel, tuleks võrrelda ikkagi sarnaseid instrumente. Ehk kui portfellis ongi teadlikult valitud strateegia 100% omakapitali instrumentides või aktsiates, siis võid sa võrrelda seda turuindeksi vastu. Kui sinu portfellis on kinnisvara, siis ei ole mõtet seda SP500 indeksi vastu võrrelda, sest need täiesti erinevad varaklassid, millel on erinevad riskid. Ja mida siis saaks teha, on see, et võrrelda siis seda osakaalu, mis on aktsiates, võrrelda siis benchmarkida siis selle SP500 indeksi vastu või aktsiaindeksi vastu, kinnisvara osakaalu võrrelda benchmarkida siis kinnisvara vastu ja võlakirjade osakaalu siis näiteks võlakirjade vastu. Et muidu lihtsalt me võrdleme täiesti võrreldamatuid asju. Ja nüüd küsida, et mis oleks siis, kui istuks kogu aeg indeksis. Ega ma olen ka selle välja arvutanud ja ausalt öeldes ega need tulemused on selles mõttes päris karmid. Et ma siis meelega ütlen seda nii-öelda natuke provokatiivse nurgalt näitamaks või illustreerimaks, mida see siis nagu tähendab. Et juhul, kui ma kõik töötunnid, mis ma aktiivselt olen panustanud portfelli juhtimisse, vaatan ja panen konteksti, et kui palju siis see investeerimisportfell pikas perspektiivis on ületanud SP500 tootlust, ehk siis nimetame seda siis, nagu seda nimetatakse, ülemäärane tootlus või ülemäärane täiendav tootlus. Ja kui nüüd arvutada välja sealt tunni hind, siis see tunni hind on kaduv väikene. Ehk siis majanduslikust vaatenurgast ei oleks mul olnud mõistlik investeerimisportfelli aktiivselt juhtida.
ometigi ma tegin seda ja ometigi ma teen seda siiamaani edasi. noh, eks põhjus on ka see, et sellel on oma sihukene, jah, kuidas öelda, inimene soovib ikka, et tal oleks mingisugune mõte elus või mingi väärtus või ta midagi teeks, et noh, see on minu väljund, see on minu eneseteostus, see on minu kirg, see on minu hobi ja mulle meeldib see. ja no ma ütlen niimoodi, et niikaua kuni SB500 tootlusele kõvasti alla ei jää aktsiate positsiooniga, niikaua võib seda siis teha. ehk jah, ehk siis kokkuvõttes noh, muidugi võib võrrelda seda ja tegelikult enamus investoritele, passiivsetele investoritele ongi laiapõhjaline indeksfondide strateegia aktsiate varaklassis väga hea stardipunkt ja väga mõistlik strateegia. aga lihtsalt on osad investorid, noh, me siin neljakesi, kes soovivad ka aktiivselt juhtida ja valida ka teisi instrumente, mida ei saa ja tegelikult ei tohiks võrrelda SB500 indeksiga. et aga me ise avastasime, et see on nagu hea liikuv, panev statistika nii-öelda, et kui teed selle võrdluse ära, siis vähemalt hakkab investori aju nagu tööle. et muidugi on asju, mida me võiks alati efektiivsemalt teha ja olgem ausad, magusat ei tohiks ka süüa, on ju. aga kes suudab vastu panna ühele mõnusale juustukoogile, et ärme siis kõiki võlusid elust ka välja lõika, on ju. et samamoodi nagu me tahame natuke podcast'is rääkida mingi indeksi graafiku üle, samamoodi tahame teinekord juustukook süüa. no täpselt. aga investeerimise teema nagu lõpetuseks. mis on sinu arust investeerimisel millele tuleks nagu kõige rohkem tähelepanu pöörata, mis mõjutab lõpptulemust enim? no see võib-olla natuke läheb filosoofilisemaks ja see on väga hea, meile filosoofia meeldib. okei, ja ma võib-olla olen ka juba, ise arvan veel, et olen noor, aga tõenäoliselt siis noorem põlvkond juba vaatab, et noh, juba sihuke natuke. me võime öelda, et Kristjan on vana hing juba, nii et räägi. no vot, ehk siis mina ütleks, et ma jätaks kõrvale kõik need tegurid, mis mõjutavad seda investeerimisportfelli matemaatilist numbrit või tulemust, mida siis tahetakse võrrelda. ja just jätan teadlikult kõrvale selle investeerimisportfelliga riskiga korrigeeritud tootlus ja ütlen, et kõige suuremat mõju investeerimisportfelli juhtimisel mõjutab ikkagi see, kuidas sina tunnetad, et see investeerimisportfell ja sealt tuleb kas rahavoog, kapitali kasv või mingi muu aspekt, mis on, panustab sinu elu eesmärkidesse. ehk miks ma seda väidan, on see, et sul võib olla 10 miljonit eurot ja sa võid sealt pealt teenida 20% aastast tootlust. aga kui sa tunned ennast õnnetu inimesena ja kui sa ei naudi elu ja sul ei ole tähendusrikkaid lähedasi suhteid, siis mis kasu sellest rahavoost on? mis kasu on sellest tootlusest, mida sa seal kuskil anonüümselt kuskil foorumis välja elad ja tunned 10 sekundiks, ma olin kõva, sest ma panin mingile tüübile või mõnele naisele ära. Versus see, et sul on näiteks 1 000 000 eurot, sellega sa teenid rahavoogu, mis on sulle piisav, mis tekitab sulle ja su perele finantsilise turvatunde, et sa saad elada sellist elu, nagu sa soovid, nagu sa tahad, sa saad julgelt võtta vastu väljakutseid, sa saad panustada aega oma lastesse, oma hobidesse, oma partnerisse ja sa oled õnnelik inimene, vähemalt rohkem õnnelik, siis mina ütleks, et see on see tulemuslikkuse mõõdik, mida tegelikult investeerimisportfelli puhul võiks siis mõõta. ehk siis, kas investeerimistegevusest tagasi tulev emotsionaalne ja finantsiline turvatunne on see, mis panustab sinusse või mitte. ja mina ei ajakski seda keerulisemaks, vaid jätakski sihukeseks filosoofiliseks. ja vaat see ongi võib-olla ka valus, aga aus küsimus, et kui sa tegeled päevast päeva, õhtul kas noh, isegi kaupled seal erinevad instrumendid ja pärast oled niisugune närviline või ebameeldiv ja kui su laps tuleb, küsib su käest, et kuule, et lähme mängime jalgpalli. Ja sa ütled, ma ei jõua, ma tegin nii palju tööd, ma olen nii väsinud ja see vastik Tesla aktsia liikus
ebameeldivas suunas, siis kas see on see elu, mida sa tahad elada, kas see on see eeskuju, mida sa tahad oma lapsele anda ja milline on see põhimõte raha juhtimisest või milline on see seos rahaga, mis Mhm. eeskuju see lapsele annab. laps õpib, et ohoh, issi või emme, kes tegeles sellega, ta on närviline, ta on stressis ja selle põhjustas ju raha ja investeerimine. Millise uskumuse tema sealt kaasa võtab? mõttekoht lihtsalt. sul ikka kulda tuleb, noh. jah, on see on jah, nagu väga head mõtted, et ise mõtled ka selle peale, et aga jah, ma vaatan kella, et aeg tiksub armutult, et peame vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama, aga siis siit tulebki niisugune tulevikku vaatav küsimus, et mis on sinu või teie pere jaoks suuremad eesmärgid järgmiseks 5 või 10 aastaks, et kas sa tahad midagi muuta praeguse elu juures või sa näed, et läheb niimoodi edasi? ma arvan, et see koht, kus me praegu oleme, meil tegelikult perekonnaga on päris suured muutused käimas. ja just selles vaates, et ütleme niimoodi, et me 2 last on juba jõudnud sinna etappi, kus nad on juba piisavalt iseseisvad ehk nii-öelda see noh, kuidas nimetame, suhe iseendaga ja paarisuhe, et sellele on võimalik rohkem pühenduda ja tegelikult on võimalik ka siis ennast realiseerida. ja võttes arvesse ka siis abikaasa soove, eneserealiseerimist, siis ma arvan, et me oleme läbi tegemas praegu hetkel niisugust päris suurt muutust. ja ma arvan, et see on vajalik muutus selleks, et me saaksime need kogemused, õppetunnid ja realiseerida ennast veel praeguse elutsükli etapis ära nii, nagu on võimalik. selleks, et noh, ma siis ütleks niimoodi, et 2-3 aasta pärast ilma süümepiinadeta rahulikult vastu võtta need otsused, kuhu me pikas perspektiivis tahame jõuda. aga meil on vaja lihtsalt väikene niisugune etapp veel läbi käia ja, ja küsimuseks, et kas mingid muutused on, siis ma arvan, et on küll, et ka investorina ma hetkel ei tunne, et või noh, ma näen, et siin tuleb veel võimalik nii-öelda järgmise sammu peale või järgmise leveli peale minna ja see family office süsteemi või protsessi ülesehitamine on midagi, mis minule ka intellektuaalselt ja erialaselt on väga nagu paeluv. no aitäh selle vastuse eest, et väga põnev, jääme ootama. Ja nüüd teeme niisuguse huvitava sektsiooni, et küsime niisugused kiired küsimused, saad vastata kas ühe sõna või ühe lausega, et esimene küsimus on selline, et kas sa oled hommiku või õhtu inimene? hommikul Mis on su lemmikraamat, mis on sind muutnud? investeerimise valdkonnas kindlasti Intelligent Investor, Benjamin Graham. erialaselt ma ütleks, et selline raamat nagu Corporate Athlete, siis Kuhn Könningsen vist oli see autor. Siis 3 asja, ilma milleta sa ei saa päeva alustada. kvaliteetne uni, hommikusöök ja positiivne mõte. Sa rääkisid siin raamatu kirjutamist, et kelle elulugu sa sooviksid ise lugeda veel? ma arvan, see on kindlasti legendaarne aasta investor, aasta investeerimisteo auhinnatud isik, miljonär, pereisa ja investeerimisfondi juht Marko Olo. See oli väga hea vastus. Ma arvan, et sellega vist võimegi võib-olla Markolt veel viimase sõna, et mis sa arvad sellest? ja, et ma ise vastan ka siis sellele küsimusele, kuna mult keegi ei küsinud, et mina ootan näiteks väga siis Kristjani abikaasa raamatut. et oleme sellest korduvalt rääkinud ja peaksid tulema selline raamat, et kuidas hoida perekonna finantsid korras, mees taltsas ja naine õnnelikuna. et sellist raamatut mina tahaks väga lugeda ja ma kujutan ette, et see oleks bestseller, mis müüks kindlasti üle 15 000 eksemplari, et tahaks ise ka teada, kus meest taltsana hoida. no absoluutselt, täpselt sellepärast meil seda raamatut vaja ongi, nii et Kärt, kui sa kuulad seda podcast'i, siis ikkagi mina ootan, et tuleks see ka ära. Kristjan, aga aeg läks väga kiiresti, et me oleme siin pea 1,5 tundi juba vestlenud, nii et
ja ma arvan, et siin jätkuks veel paar tundi tegelikult. noh, et kui me omavahel kokku saame, siis teinekord võime ka 4 tundi nagu samu teemasid arutada. nii et, aga tänaseks tõmbame joone alla, võib-olla teeme episood 2 kunagi hiljem, et täna lähme nende mõtetega minema, et siin lõpus Kristjanil see, ma ei teagi, varaaegas läks nii lahti, et iga sõna oli kuldmuna, et neid peab seedima veel tükk aega, enne kui me uusi kuldmune peale viskame. aitäh sulle, Kristjan, et sa tulid ja enda elust ja mõtetest jagasid. Suured tänud kutsumast, alati on hea meel heade sõpradega intellektuaalselt huvitavaid teemasid arutada. aitäh. ja näeme järgmine kord. Tšau. Bye. Tšau.